Armsad sõbrad, tänane evangeelium toob meieni ühe äärmiselt tõsise, isegi traagilise olukorra, millega ma kardan, enamus meist on ka ise kokku puutunud. Me leiame selle Luuka evangeeliumi 7. peatükist ja see evangeelium kõlab nõnda. Mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvast saatis teda. Ja kui issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas surnu raami, mis peale kandjad jäid seisma, ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. Aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur prohvet ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. Kui ma ütlesin, et see olukord on traagiline, siis pidasin ma muidugi silmas selle evangeeliumi esimest poolt. Seda, kuidas üks ema pidi saatma matuse rongkäigus oma ainsat poega. Oma ametis olen ma pidanud sellise olukorraga õige mitmel korral kokku puutuma. Olen pidanud saatma teele nii päris pisikesi lapsi, vastsündinuid kui mõneaastaseid. Näiteks kord ühel väga õnnetul korral 2 last korraga, kes olid surnud tulekahju tõttu. Olen pidanud saatma teele väikest poissi, kes oli käinud emaga koos tänaval ja ennast tema käest lahti tõmmanud, midagi ilmselt märgates ja sõiduteele jooksnud ja autolt löögi saanud. Olen pidanud aga nägema ka seda, kuidas juba üsna kõrges eas ema sätib oma poja puusärki. Poeg oli juba üle 50 aasta vanune, aga kui ma vaatasin seda ema, siis ma mõtlesin, et küllap ta seda tehes ise viibis mingis muus ajas. Selles ajas, kui see poiss, kes nüüd oli seal puusärgis, oli veel pisikene ja ta sättis mitte tema puusärki, vaid tema voodit, tema tekki teda õhtul magama pannes. Need on sellised olukorrad, mis täidavad südame tohutu valu ja kaastundega. Nii nagu meile öeldi ka tänases evangeeliumis, kui issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja siit algab selle evangeeliumi teine pool. Aga ma jään esialgu siiski selle esimese poole juurde ja lisan nendele näidetele, mis ma tõin oma kokkupuudetes taoliste olukordadega oma vaimuliku ametis, selle, kuidas taoline olukord esimest korda minu teadvusesse jõudis. Ja see ei olnud seotud mitte ühegi inimesega, keda ma oleksin tundnud, ega isegi mitte ühegi reaalse surmajuhtumiga, vaid ühe raamatuga, mida ma esimest korda lugesin. Ja ma tunnistan, et kui ma seda raamatut esimest korda lugesin, siis ma olin selle raamatu jaoks veel liiga noor, isegi liiga väike, et kõigest aru saada. Aga ma mäletan seda esimest korda nii selgelt, ma olin siis 6-aastane, olin õppinud vahest mõned kuud varem
või aastakese varem lugemise selgeks ja võtsin riiulist raamatu, mis, nagu öeldud, oli minu jaoks ilmselgelt liiga keeruline ja lugesin seda, küllap ma sealt midagi siis ikkagi sain. Selle raamatu nimi on Ägeri tähed. See on ühe Ungari autori romaan, mis on ilmunud sarjas Seiklusjutte maalt ja merelt ja kõneleb ungarlaste vabadusvõitlusest 16. sajandil türklaste vastu. Ja üsna selle raamatu alguses on stseen, mis tegelikult on meile edasi antud ka vähemalt kaudselt justkui ühe lapse silmade läbi, enam-vähem sama vana lapse silmade läbi, kui olin mina, kui ma seda raamatut esimest korda lugesin. Ja see on siis järgmine, ma loen teile selle lõigu ette. Tegemist on ühe külaga, mida olid laastanud türklased, kes olid mitte ainult selle küla paljaks riisunud ja maha põletanud, vaid ka kõik selle elanikud tapnud. Ja seal on siis see poisike ja on üks vaimulik, üks pastor ja see stseen, mida ma silmas pean, on järgmine. Korraga ilmus aiaväravale keegi naisterahvas. Põlles hoidis ta surnud last, umbes aasta vanust lapsukest. Naise nägu oli nutust punane. Mu Januška, lausus ta nutma puhkedes. Sängitame ta mulda, vastas pastor. Kärgäi võttis risti ja asus nende ees minekule. Mütsi pani ta pähe. Ma peitsin ta ära, jutustas naine nuttes. Peitsin ta hirmuga viljaauku voodipesu vahele, sest naabrite Janši nad juba tapsid. Mõtlesin, ei saa ma peitu minna, kui ta nutab. Pugesin kanakuudi taha, aga nemad sattusid peale, ajasid mind taga, mina muudkui jooksin. Öösel tahtsin tagasi tulla, siis aga põrkasin ühe teise paganate jõuguga kokku. Kogu pilliroo torkisid läbi. Jumal teab, kelle nad ära viisid ja kelle maha lõid. Kui ma viimaks tagasi sain, leidsin oma Januška nõnda. O Jumal, Jumal, miks sa ta minult ära võtsid? Ära küsi Jumalalt, noomis teda pastor. Jumal teab, mida ta teeb, sina aga ei tea. Aga miks ta siis sündis, kui ta niimoodi pidi surema? Meie ei tea, mispärast me sünnime, ega tea ka, miks sureme. Ära räägi enam Jumalast. Pastor kaevas hauakese valmis. Järgö aitas teda kabliga. Ema sõlmis oma põlle lahti ja asetas koos sellega lapse mulda. Veel mitte, nutis ta lämbudes, veel mitte. Ta rebis rohtu ning lilli ja puistas need lapsele peale, nuttes ja halisedes. Et ma sind mullale pean andma. Ei kallista sa enam oma väikeste käekestega. Ei ütle sa mulle emake. Need punased roosid su pisikesel näokesel on närtsinud. Ma ei saa enam kunagi silitada su ilusaid valgeid juukseid. Ta pöördus pastori poole. Kui ilusad silmad tal olid. Eks ju, kui ilusad pruunid silmad tal olid. Kuidas ta vaatas, kui armsalt. Sa minu südamekke. Ei vaata sa enam kunagi mulle otsa. Vahepeal oli pastor haua kinni ajanud ja labidaga künka siledaks patsutanud. Siis murdis ta kalmistu äärest leedripuu küljest suure ristikujulise oksa ning pistis selle otsa kalmukünkasse. Et küll issand su ära võttis, mu kullake, nutis naine. Milleks on temal siin rohkem vaja? Ta varises hauakünkakesele kummuli. Sellepärast, et tema oskab paremini ta järele valvata, ütles pastor pisut pahaselt. Ta kõpsis kabli küljest mulla maha ja viskas selle õlale. Lisas siis pehmemal toonil.
mõningad lähevad ees ning ootavad neid, kel maa peal veel kohustusi on. Mõnikord läheb laps enne, mõnikord ema. Suur looja korraldab nii, et kui keegi satub üles tähtede juurde, siis alati on keegi juba seal teda ootamas. Tule. Naine jäi ometi veel sinna. See viimane, see, kuidas pastor ütleb naisele tule, aga naine jääb ikka veel sinna, see meenutab mulle evangeeliumi, Johannese evangeeliumi 20. peatükki, kus räägitakse sellest, kuidas Maarja Magdalena läheb Jeesuse haua juurde, näeb, et see on tühi, siis jookseb, teatab sellest jüngritele. Peetrus ja Johannes tulevad koos temaga, vaatavad, näevad, et haud on tühi ja lähevad tagasi, aga Maarja Magdalena jääb ikka haua juurde. Ta nutab seal, ta on seal, sest ta armastab oma issandat nii väga, et ta ei suuda lahkuda isegi tema tühja haua juurest. Nii ei suutnud seal selles romaanis ka too naine, too ema lahkuda oma väikse poja haua juurest. Miks? Sellepärast, et ta armastas. Jah, ta tegi etteheiteid Jumalale, aga need etteheited ei tulnud mitte vaenust Jumala vastu või uskmatusest, vaid ikka sellest samast armastusest oma lapse vastu, kellest nii raske oli lahkuda. Ega seda ei olegi ilmselt päriselt võimalik mõista, mida tunneb üks ema, kui ta peab matma oma last. Jah, meie, kes me oleme isad, me võime aimata seda ja küllap meiegi valu sellisel puhul oleks kirjeldamatu. Aga ema, kes on seda uut elu kandnud oma südame all, sõna otseses mõttes ju omaenda ihus, mida tema peab sellises olukorras tundma ja mõtlema, seda ei oska mina päriselt arvata. Küllap issand teab seda, sest tema teab kõike. Ja kui me vahel ütleme kellelegi, et ma tahaksin olla sinu asemel, võtta selle valu, mida sina tunned endale, siis küllap Jumala puhul, Jeesuse puhul on ka see võimalik. Sest et tema tõepoolest teab ja tunneb ja ta ongi võtnud kõik meie valud, meie katsumused, meie kannatused, ka meie surma enda peale, enda kanda. Ja selle juurde ma tahan seda tänast evangeeliumi kommenteerides veel tagasi tulla. Aga praegu siiski veel kord jäädes selle evangeeliumi esimese osa juurde, mida ma tahan eriliselt rõhutada, on see lause, mida ma juba tegelikult kordasin. Ja kui issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. See hakkas tal temast hale ei väljenda eesti keeles päriselt seda, mida ütleb kreekakeelne evangeeliumi originaaltekst. Seal kasutatakse niisugust väljendit, mida ehk kõige õigem oleks tõlkida, et tema sisikond tõmbus kaastunde valust kokku. Ma arvan, me kõik teame seda väljendit ja me ehk teame isegi, mida see praktiliselt, füüsiliselt tähendab. Küllap me oleme ise seda tundnud, kuidas mingis olukorras justkui kogu meie sisemus, meie sisikond kokku tõmbub. See võib juhtuda siis, kui me millegipärast ehmume, kui me oleme hirmul, aga kõige sagedamini see ilmselt sünnibki kaastundest. Sa näed midagi või kedagi ja tõesti su sees hakkab
nii tugevasti pitsitama, kõik nagu tõmbub kokku. See valu, mida sa tunned selle vaese, kannatava inimese pärast, on niivõrd suur. Ja kui Jeesus nägi seda leinavat ema, siis ta tundis just niisugust seesmist valu. Kogu tema sisikond tõmbus kaastundest kokku. Sellise pilguga vaatab Jumal kõigi oma laste peale, kõigi inimeste peale. Ja ta ei tee vahet. Väga huvitav on selle evangeeliumi puhul, selle surnuist üles äratamise puhul, milline kirjeldamatu ime, eks ole, see, et siin ei mainita mitte kordagi usku. Paljude Jeesuse imetegude puhul tuuakse väga selgelt esile usu tähtsus. Jeesus ütleb, sinu usk on su päästnud või su usk on su terveks teinud. See usk, mis seisneb oma lootuse panemises, oma usalduse panemises Jeesuse ja tema isa Jumala peale. Aga siin selles evangeeliumis ei räägita usust poolt sõnagi. See ei tähenda, et usk ei oleks tähtis. Ka evangelist Luukas rõhutab seda õige mitmes kohas, et usk on väga tähtis. Aga siin me näeme, et kogu initsiatiiv tuleb Jeesuse enda poolt. See, mis sünnib tema kaastundest, tema armastusest kannatava inimese vastu. Küsimata, kes see kannatav inimene on. Küllap ta teadis, kes see naine on, sest et nagu öeldud, Jumalana teab ta kõike. Aga ma arvan see, et evangelist ei nimeta siin usku, ei ütle, et keegi oleks üldse midagi palunud Jeesuse käest, on väga tähtis. See on tähtis sellepärast, et me võime teada, me peame teadma, et Jumal armastab meid sellepärast, et see kuulub tema olemusse. Ta tunneb meile kaasa sellepärast, et ka kaastunne, halastus kuulub tema olemusse. Pühakiri ütleb, et Jumal on meid enne armastanud. Enne kui me teda oleme palunud, tema poole hüüdnud, temasse usku väljendanud, oma lootusest, oma usaldusest tema vastu kõnelenud või üldse midagi teadnud. Tema on meid enne armastanud. Tema on juba enne meie peale kaastunde ja halastusega vaadanud. Ja ta on teinud kõik selleks, et meid aidata, et meid päästa. See naini noormees siin, võiksime öelda, kehastab teatud mõttes kogu inimkonda, kogu seda langenud patu, kuradi ja surma meelevallas vaevlevat, kannatavat ja vaimulikult surnud inimkonda. Ja see, mismoodi Jeesus nüüd vaatab halastusega ja kaastundega ja armastusega nii selle noormehe ema kui ka tema enda peale, see näitab meile, mismoodi Jumal vaatab selle inimkonna peale. Ei mitte vihaga, ei mitte sooviga see patune inimsugu hävitada, vaid kogu sisemust kokku tõmbava, kokku pigistava kaastunde valuga ja sooviga, tahtega, et kõik inimesed võiksid õppida tundma teda ja tema armastust ning saada päästetud, saada õndsaks. Ja kui me nüüd läheme selle evangeeliumi teise poole juurde, siis me näeme, et just see ju sündiski. Kui Jeesus oli öelnud emale, ära nuta enam, siis astus ta surnuraami juurde, puudutas seda või sellel asuvat puusärki, kandjad jäid seisma ja Jeesus ütles, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles või võime tõlkida ka, noormees, sulle ma ütlen, tõuse. See noormees oli ju surnud, ta ei kuulnud enam, ta ei näinud enam,
tal ei olnud mingit jõudu tõusta ei istuli ega püsti, aga just nii Jeesus talle ütles, sest Jeesusel on see vägi. Jeesus on ju tõeline inimeseks saanud Jumal, temal on see vägi. Tema läbi on kõik loodud, nii nagu pühakiri ütleb. Ja tema sõnal on loov, elustav, elu andev, uut elu kinkiv vägi. Kui Jumal ütles, siis kõik, mis on, sai olema. Enne seda ei olnud ja siis järsku ainult Jumala sõna peale oli. Nii on siin ka nüüd selle noormehega. Ta ütleb sõna, Jeesus ütleb sõna ja surnu tõuseb istuli ja hakkab rääkima. Kõik see masendav, kõik see kohutav on järsku möödas. Ta elab jälle. Ja just nii tahab Jeesus kõnetada ja puudutada meid kõiki. Oma elustava ja uueks tegeva sõnaga, milles on vägi. Jeesuse sõnas on vägi. Jeesuse sõna meile on Jumala armastuse, halastuse, see on lunastuse ja pääste sõna. Ja see on tõesti mõeldud absoluutselt kõigile. Juba enne seda, kui meie oleme osanud seda igatseda, otsida ja selle järele hüüda. Niisiis, kuigi see evangeelium seab meie ette ühe väga tõsise ja lausa traagilise olukorra, nii nagu ma ütlesin, ja tuletab mulle meelde kõiki neid sarnaseid olukordi, mida ma ennist kirjeldasin, siis see evangeelium on võrratult lootusrikas, sest et see näitab meile, et tõepoolest kogu ainult temalt endalt tuleva initsiatiivi ja aktiivsusega teeb Jumal Jeesuses Kristuses kõik selleks, et me enam ei nutaks, et pühkida meie pisarad, et võtta ära meie valu, et päästa meid surmast ja hukatusest. Ta on seda teinud. Ta on selleks kõik teinud. Me võime seda uskuda, meil ei ole mingit põhjust kahelda. Aga kuidas ta on seda teinud? Ja see avab meile nüüd selle tänase evangeeliumi teise külje pealt. See evangeelium meenutab mulle tegelikult väga seda, mis vaid veidikene hiljem sündis Jeesuse endaga. Meie ees on siin ühe lesknaisest ema, ainus poeg. Ka Jeesuse ema oli selleks ajaks juba lesk. Ka Jeesus oli tema ainus poeg, see on kiriku pärimus. Kui evangeeliumid kõnelevad meile Jeesuse vendadest ja õdedest, siis tõenäoliselt oli tegemist kas Jeesuse lähisugulastega või, nagu vahel ka arvatakse, Joosepi, kes võis enne Maarjaga abiellumist olla juba leskmees lastega varasemast abielust. Kiriku pärimus ütleb kindlalt, et Jeesus oli Maarja ainus laps, ainus poeg. Kui seal Naini linnas on surnud üks noormees, kes on oma ema, lesest ema ainus poeg, siis õige pea pidi Jeruusalemma linnas või selle linna ääres, sellest linnast pisut väljaspool, ühel Golgata nimelisel künkal surema üks teine üsna noor mees, vaid 30. aastates mees, Jeesus ise, oma ema ainus poeg, oma taevase isa ainusündinud poeg. Tema suri selleks, et meie ei peaks enam surma kartma. Selleks, et päästa meid igavesest surmast. Tolle noormehe, Naini noormehe surm kestis sellel hetkel, sellel korral vähem kui päev, sest et juutidel oli tava, et võimalust mööda tuleb surnud matta juba samal päeval. Me teame, et
Jeesus tõusis surnuist üles 3. päeval, ka tema ei olnud surnud kuigi pikalt, aga siiski veidi pikemalt kui too noormees. Kui see noormees ei saanud ise midagi teha selleks, et surnuist üles tõusta, siis Jeesus tõusis surnuist üles omaenda jumalikust väest. Nii et siin on erinevused, aga siin on ka sarnasused ja need sarnasused tuletavad meile meelde just nimelt seda, kuidas Jeesus on meid lunastanud, kuidas Jumal on teinud seda, et me tema armastuse, tema halastuse, tema kaastunde läbi surmast, kurjast ja hukatusest päästetuna võiksime elada uut elu igavesti. Ta on seda teinud tohutut ohvrit tuues, omaenda poega meie eest kinkides. Ja apostel Paulus ütleb, et selleski on tohutu julgustus, sest me teame, et tema, kes oma poegagi ei säästnud meie pärast, ei keela meile oma pojas Jeesuses Kristuses midagi, mida me tõeliselt vajame. Ja kuigi pühakirja tõotus on, et kui me Jeesuse nimel midagi palume, siis isa annab meile, siis tegelikult on täiesti kindel see, et kõige olulisemaid asju ja vahest palju sagedamini kui meie palve peale annab Jumal meile täiesti oma initsiatiivil. Nii nagu Jeesus läks täiesti oma initsiatiivil selle Naini lesknaise juurde ja teda lohutas, talle ütles ära nuta enam ja tema poja surnuist üles äratas. Ja milline imeline arm, milline võrratu lootusrikas evangeelium see Naini noormehe ülesäratamise lugu on. Aga ma tulen korra tagasi selle teise loo juurde, mida ma teiega jagasin. Ma olin, nagu öeldud, 6-aastane, ma mäletan väga selgelt, kui ma seda raamatut Ägeri tähti esimest korda lugesin. Kindlasti ma ei saanud paljustki aru. Ma tean kindlalt, et mõnedest asjadest ma sain aru täiesti valesti. Ma võib-olla kunagi räägin teile ka nendest. Aga sellest loost ma sain aru küll. Ja see täitis mind tookord tohutu valuga. Sest et see oli minu jaoks midagi arusaamatut. Ma ei olnud sellel ajal veel ühegi mulle tuntud inimese surmaga kokku puutunud. Esimene otsene kokkupuude kellegi surmaga tuli minu jaoks mõned aastad hiljem, kui üks meie kooli õpetaja suri. Aga mu oma peres ei surnud veel tükk aega keegi. Võin öelda, et olen olnud selles mõttes väga õnnistatud, et ma ei pidanud väikse lapsena nägema oma lähedaste inimeste surma. Aga see lugu puudutas mind tohutult ja jäi mind saatma aastateks ja nagu näete tänaseni. Aga ma pean ütlema, et see lugu sai minu jaoks ka täiesti selgelt ja sedagi ma mäletan minu usulise teekonna alguseks. Sest meie peres, meie kodus ei olnud kombeks rääkida Jumalast ega usust, nii nagu väga paljudes teisteski kodudes ei olnud ja ei ole ka tänapäeval. Aga selles raamatus olid need kohad, need lõigud, mis panid mind mõtlema ja samuti on mind saatnud läbi aegade ja on andnud mulle tegelikult või külvanud minu südamesse selle usu seemne, mis pikkamisi idanema hakkas ja viimaks ka vilja kandis. Need samad sõnad, mis see pastor seal ütleb tollele naisele, mõningad lähevad ees ning ootavad neid, kel maa peal veel kohustusi on. Mõnikord läheb laps enne, mõnikord ema. Suur looja korraldab nii, et kui keegi satub üles tähtede juurde, siis alati on keegi juba seal teda ootamas. Need sõnad jäid
mulle südamesse ja meelde ja on mind saatnud läbi kõigi aegade. Ja ma ütleksin, et need on ühed kaunimad lohutuse sõnad, mida ma iial olen lugenud või kuulnud kokku puutudes kellegi surmaga. Vähemalt minule andsid need juba lapsepõlvest peale tohutut kinnitust ja ma loodan, et annavad ka teistele, annavad teilegi. Sest lõpuks on kõik Jumala käes. Ja kui ta ei ärata ka mitte kõiki surnuid üles veel samal päeval või järgmisel või 3. päeval, nii nagu Jeesus äratas Naini, noormehe ja ise surnuist üles tõusis, vaid me ootame seda viimse päeva üles tõusmist, siis me võime teada, et me oleme tema käes. See on tema arm, mis annab meile lootuse ja julguse, et ükskõik, mis meiega sünnib. Isegi kui jõuab kätte see tund, see hetk, mil me peame siit elust ära minema. Me oleme Jumala käes, kes oskab meid palju paremini hoida kui meie iseennast ja oma lähedasi. Sellega ei taha ma öelda kellegi kohta midagi halvasti, eks me püüame oma lähedasi hoida nii hästi, kui me suudame, aga Jumal oskab meid hoida veel palju paremini. Ta tahab meid hoida, ta armastab meid ja ta vaatab meie peale samasuguse südamliku halastuse ja kaastundega, nagu Jeesus vaatas tolle Naini lesknaise ja tema poja peale. Jumal armastab meid. Me oleme tema käes hoitud. Ta ütleb meile kõigile, ära nutta. Ja meiegi kuuleme kord neid sõnu, tõuse, ärka üles. Ja siis me tõuseme ja kui me oleme pannud oma elus lootuse tema peale, kui me usume temasse, kui me järgime tema kutset, kui me anname ennast täielikult üle tema armastusele, siis me võime teada, et me näeme teda palgest palgesse taas, elame koos temaga ja saame osa tema imelisest taevasest kirkusest.